Tere head vaatajad, me tervitame teid maailma keskpunktist Jeruusalemmast. Tänane saade jõuab teieni Jeruusalemmast. Ja meil on olnud siin väga selline meeleolukas aeg, meil on olnud väga imeline aeg. Nimelt toimub siin Jeruusalemma palvushommikusöögi üritus ja sellel aastal juba 10. kord, nii et see on selline tähtis sündmus. Ja me tahame täna jagada oma mõtteid. Meil on täna saates Mart Helme, Eesti parlamendi liige, Moonika Helme, parlamendi liige, Liidia Hõbesalu ja mina, Pille Voll. Ja me tahame natuke jagada seda, mida me oleme kogenud nende päevade jooksul. Liidia, võib-olla sa alustad, mis sul on meelde jäänud või mida sa tahaksid esile tuua? Hea meelega. Tere ka minu poolt kõigile. Kõige rohkem minu tähelepanu pälvis see tõsiasi, et nii paljudest rahvastest on tulnud kokku Jeruusalemma 38 rahvusest. Meil on seda ennegi olnud, eks ole. Ja Jeruusalemm on üks eriline paik. Ja kui me räägime Jeruusalemma palvushommikusöögist, siis me teame ka seda, et see üritus on ju liikunud, et see on tegelikult liikumine. Ja see üritus on liikunud väga paljudes maades üle kogu planeedi. Aga see üritus on ka kord aastas Jeruusalemmas ja see ongi see nende tähtis asi, mida ma tahtsin nimetada. Et kui ma läheksin piiblisse nüüd teise ajaraamatu, siis 17. peatükki salm 15 ja 16, siis seal Jumal vastab Saalomoni palvetele. Ja kui Saalomoni tempel sai valmis siinsamas siis Jeruusalemmas, siis ta palvetas palveid Jumala poole. Ja palved on igavikulised, need palved toimivad ka täna. Ja Jumal vastas nendele palvetele järgmiselt. Jumal ütles, nüüd on mu silmad lahti ja mu kõrvad panevad tähele palvetamist selles paigas Jeruusalemmas. Sest ma olen valinud ja pühitsenud selle koja, et mu nimi oleks seal igavesti. Mu silmad ja mu süda on seal iga päev. See on Jumala tõotus, mis tänaseni kehtib. Ja kui nüüd meie siin palvetame, siin on nii palju rahvusi ja me palvetasime ka nagu, te mäletate, iga rahvuse esindaja palvetas oma rahva eest ka, oma maa eest ka, siis see tõotus täitus. Jumal kuuleb neid palveid, mis siit palvetatakse, need on tema erilise tähelepanu all ja need rahvad on õnnistatud. Me oleksime võinud ju ka Moskvas koguneda ja sealt palvetada. Aga need palved, mis siit tõusevad Jeruusalemmast, Jumal on öelnud, mu kõrvad panevad seda tähele. Ja see oli see kõige olulisem asi, mis minu südant puudutas. Ja, väga hea mõte. Ja et Jumala silmad on selle paiga üle ja siin tehakse väga strateegilisi palveid. Moonika, mis on sinu mõtted ja kogemus, mis sul on jäänud meelde nendest sõnavõttudest, mida on olnud väga palju? Siin on väga erinevad inimesed üle kogu maailma sõna võtnud, Iisraeli poliitikud on siin ka esinenud, et mis sulle meelde on jäänud? Ja seda kõike on siin olnud tõesti tohutult palju ja tõesti ma võib-olla Liidia jutust veel tooksin välja selle või läheksin siit natukene edasi, et nende päevade jooksul on siit lavalt käinud mitu korda läbi see mõte ja see tõdemus, see on ka kogemus, sest me oleme praegu ju, nagu sa ütlesid, meil on juubel, eks ole, 10. aastapäev Jeruusalemma palvushommikusöök on 10. korda nüüd. Ja see kogemus läbi nende hommikusöökid on olnud see, et nagu öeldi lavalt, ole ettevaatlik ja ole väga kindel selles, mida sa siin lava peal palud, mida te siin palute, sest et Jumal kuuleb seda kõike ja need lähevad täide. Just. Ja siin on ka kõlanud, minu jaoks on kõlanud siin ka see mõte või Iisraeli poliitikute seast, nad on ise seda jaganud, et sellel üritusel või sellel liikumisel on selline võime ühendada
ka erinevaid siis poliitikuid, nii opositsiooni kui koalitsiooni poliitikud, kes tavaliselt igapäevaelus ja töös on üksteise vastu, aga see liikumine on suutnud nad ühendada ja nad on väga tänulikud ja minu meelest sellel on väga suur roll sellel liikumisel, et see liikumine, Palvuse hommikusöögi liikumine on suutnud ära teha väga palju seda, mida poliitikud isegi ei ole suutnud teha, et ma tahtsin tegelikult, mul tuligi meelde, et ka mitu korda ka just nagu poliitikute suust, Iisraeli poliitikute suust, kes käisid siis meil siin erinevatelt lavadelt läbi, nad on öelnud, et nad on kristlastele, just nimelt nagu kristlastele on väga-väga tänulikud, sest et nad ütlesid, et tegelikult Kristus on ju pärit Jeruusalemmas, on ju pärit Iisraelist, et see on eriliselt oluline, et kõik kristlased üle terve maailma tulevad kokku ja nad jagavad seda oma kristlikku sõnumit, aga samal ajal nad ka toetavad Iisraeli, sest et need kaks tegelikult on lahutamatud. Üks juur, üks juur, et kõik tuleb ühest juurest, meie oleme nii-öelda piibli järgi oksad, kristlased on oksad. Just, ja ma seda ju ütlesin ka, eks ole, et meil oli see auväärne võimalus Eesti eest siis palvetada ja ma ütlesin ka, et me peame toetama, loomulikult ma palvetan Eesti eest, aga ma palvetan ka Iisraeli eest, sest Iisrael on nagu viinapuu ja meie oleme tema oksad ja kui viinapuu elab, siis elame ka meie, aga kui see kuivab, siis kuivame ka meie ja nii on. Jah, nad on tõesti väga tänulikud kristlastele, nad on minu meelest rohkem ja rohkem avanemas kristlastele ja mõistmas, et ei ole parimaid sõpru, ei ole parimat tuge ja nad väga vajavad seda. Eriti praegu, kus see konflikt on läinud väga teravaks üle kogu maailma seoses ka selle Iraani sõjaga ja nende sõdadega. Aga Mart, sinu käest ma tahan küsida lausa mitu asja. Esiteks võib-olla alustame sellest, et täna ühel siis selles õppesessioonil oli kohal ka Iisraeli välisminister Gideon Saar ja tema ka, mida ta välja tõi, et tõi seda välja, et kahjuks on Euroopa juhid ja Euroopa selline suund väga ikkagi negatiivne, kuigi neil on ka sõpru Euroopas, kellega nad kavatsevad nüüd rohkem ja rohkem koostööd teha. Ja siis ka rääkis sellest, et ma lihtsalt ühe mõtte ütlen veel ja siis sa saad sealt edasi minna. Et ta tõi välja selle, et millegipärast ka Euroopas mõistetakse, et Hamas ja kõik need kuritegelikud terroriorganisatsioonid, jah, see kõik on halb, aga samas palestiinlasi ikkagi nagu toetatakse aga ta ütles, et need kaks on, sinna võib võrdusmärgi vahele panna, et neid ei saa eraldada. Ja samamoodi need terroriorganisatsioonid on nagu imbunud riikidesse ja nad on ennast seal niimoodi nagu, jah, täpselt, et nad on ennast niimoodi sinna sisse nii-öelda siis sisse ujunud ja lõpuks see ei ole enam lihtsalt terroriorganisatsioon, vaid see on terroristlik riik, et näiteks Liibanon, eks ju, ja Iraan ja et mis mõtted sinul on kuulates ja mõeldes tagasi selle välisministri sõnavõtule? No välisministri sõnavõtt oli selles mõttes, tõi välja asju, mida meil Euroopas ja ka Eestis nii-öelda peavoolumeedia ei taha puudutada. Ja meil on võetud teatud ideoloogiline seisukoht, et palestiinlased on kannatajad. No kui me ikkagi natukene ajalukku vaatame, siis palestiinlased ei ole kannatajad. Kui ÜRO võttis vastu otsuse Iisraeli riigi tunnustamiseks 1947. aastal, siis ÜRO otsuse kohaselt eraldati territooriumid juutidele ja eraldati territooriumid palestiinlastele. Juudid aktsepteerisid seda. Palestiinlased ei aktsepteerinud seda. Ja sellest ajast peale ongi olnud kogu aeg see konflikt siin, sest palestiinlased ei nõustunud sellega, et jagame selle territooriumi ära. Jah, me saame aru, et araablased, palestiinlased kuuluvad araablaste hulka, on hilisemal ajal, kui toimus roomlaste poolt toime pandud juudivastane genotsiid. Juudid kihutati oma ajalooliselt kodumaalt minema. Loodus tühja kohta ei salli. Asemele tulid teised rahvad ja Araabia suurriigi rajamise ajal
tulid siia loomulikult araablased. Hiljem araablased elasid ise Osmani türklaste võimu all siin, eks ole. Et siin need võimud on vahetunud, aga araablased võtsid seda nagu iseenesest mõistetavat, et see on nüüd meie ala. Ei ole. Juudid on ainus põlisrahvas, kes sellel territooriumil on elanud. Ainus põlisrahvas. Ja nad tulid siia tagasi. Ja Ben Gurion on öelnud ju selle kohta, et need maad ei ole antud meile ei ÜRO ega mingisuguse rahvaste liidu ega kellegi teise poolt. Need maad on meile kuuluvad juba piiblis fikseeritud paikade ja sündmuste kaudu. Nagu ta siin ütleski, et mu nimi oleks seal igavesti. Jumal ütles seda igavesti. Ja praegu see võitlus käib siin sellepärast, et üks pool ei ole nõustunud sellega, et neile on antud väiksem tükk ja nad tahavad seda täistükki ja nad on ju kogu aeg deklareerinud, et juudi riik tuleb hävitada. Ja mida meil siis praegu Tallinnaski on olnud seal noored rumalad hobusevaraste ülikoolid ja pooliku hariduse saanud niinimetatud üliõpilased saanud jõest mereni. See tähendabki ju seda, et Jordani jõest kuni Vahemereni Iisraeli riik peab kaduma. Ja meil on paljud poliitikud Eestis ja paljud inimesed ka lihtinimeste hulgas, kes ütlevad, et jah, nemad toetavad seda. No ei saa toetada. Ise tundmata ja teadmata ajalugu. Et see oleks täpselt sama nagu ikkagi venelased ütleksid meile, et Peeter I vallutas selle Peipsist Läänemereni, see on meie oma. Me ju ei nõustu sellega, eks ole. Aga teise rahva puhul me nõustume sellega. Ja sõja kohta ja sõjakuritegude kohta sõda ongi julm. Sõda ongi julm ja ei ole võimalik. Seda need ennustatud, need juhtuvad edasi. Eranditult iga mürsu ja iga kuuli puhul öelda, et kas ta tabab õiget või tabab valet. Sõda ongi õudne. Minu meelest ka see välisminister ütles seda, et me ei saa olla enam kaitsel, et Iisrael ei saa endale enam lubada kaitsel olemist, vaid peabki nagu ründel olemist, sest muidu lihtsalt ei... Ta hävitataksegi muidu. Liibanoni kohta ma ütlen nii palju, et Liibanon oli õitsev riik seni, kuni seal toimis see prantslaste poolt põhimõtteliselt Liibanonile iseseisvuse andmise protsessis kokku lepitud poliitiline tasakaal. Kellel on presidendi amet, kellel on peaministri amet, missugune on parlamendi koosseis, missugused kogukonnad saavad kui palju kohti parlamendis. Seni, kuni see süsteem toimis, seni oli Liibanon õitsev riik. Liibanoni nimetati 60. aastate algul Levanti Šveitsiks. Levanti on see Vahemere idapoolne piirkond. Ja kui see enam ei toiminud, ja ta ei toiminud miks? Ta ei toiminud sellepärast, et araablased demograafiliselt kasvasid kristlastest ja armeenlastest ja teistest üle ja siis nad hakkasid jälle rohkem nõudma ja purustasid selle ja sellega purustasid Liibanoni riigi. Ja Liibanoni lõunaosa võtsid sisuliselt hiljem juba üle Iraani poolt toetatud, finantseeritud, väljaõpetatud, relvastatud terrorirühmitused, kellest kõige kuulsam, kõige arvukam, kõige organiseeritum on Hezbollah. Praeguseks on Iisrael Hezbollah sisuliselt purustanud. Aga seni, kuni Hezbollah riismed veel toimetavad, seni, kuni Iraanis on režiim, mis on võimeline ja tahteline need terroriorganisatsioonid üles ehitama uuesti, ei saa ju tänapäeva relvastuse ja raketitehnoloogiate ja kõige selle olukorras Iisrael leppida sellega, et Lõuna-Liibanonist võib iga päev tulla 10 raketirünnakuid, 10 mingisuguseid muid rünnakuid. Terroristid võivad tungida üle piiri, nii nagu me nägime Gaza puhul 7. oktoober 2023, eks ole. Et Iisrael ei saa endale lubada seda. Ja sellest kõigest on vaja aru saada. Selle kõige puhul on vaja mõista neid ajaloolisi juuri, demograafilist olukorda, kusjuures praegu demograafiliselt on ju olukord niisugune, et iisraellased sünnitavad araablasi välja. Ja kui me Samaarias käisime, siis me külastasime ju ühte uusasundust. Ja uusasundus on tegelikult rajatud jumala tühjale maale. Seal ei ole araablasi. Ja Monika tegi pilte nendest tühjadest majadest, mis on ehitatud. Need linnad koosnevad poolenisti tühjadest majadest, kus ei ole ühtegi asukat,
Judea ja Samaaria ala siis. Need on Palestiina omavalitsuse Need on Palestiina omavalitsuse aladel olevad linnad. Euroopa raha on sinna läinud, kaasa arvatud meie, Eesti maksumaksja raha on sinna läinud. Need on tegelikult rahapesu ja raha välja petmise projektid, et ehitada maju ja näidata, nagu meil oleks nii tohutult palju inimesi, kellel ei ole kusagil elada. Tegelikult neid inimesi ei ole. Tegelikult on Palestiina omavalitsuse aladelt pidev rahvastiku väljaränne ja need linnad jäävadki lõppkokkuvõttes maha jäetud. Seal on ka niimoodi, et need Palestiina alad on siis 60% aladest on siis Palestiina kontrolli all, 20% on ka Palestiina kontrolli all, aga siis Iisraeli turvatav ala ja 20% on siis Iisraeli hallatav ala. Ja tegelikult sellel 60% alal me keegi ei tea, nagu sa ütlesid, kui palju seal inimesi elab. Et meile ikkagi räägiti niimoodi, et majad ongi ehitatud valmis, nad on seal pooltühjad. Aga me nägime seda ise. Ja, me nägime selles seda mõttes ise. Ei ole ainult jutt, me sõitsime seal ringi, me sõitsime tänavatel sealt inimesi läbi. Ei ole. Tänavatel inimesi ei ole, uued majad on ehitatud, kõik on tühjad, aknad on tühjad, mitte kedagi ei ole pidavad sees käima seal elama. aasta jooksul siis kas elama paar nädalat, et nii-öelda nimi on neil kirjas, et nad on seal toetusi aga saavad. Samas Iisrael ei saa ka täpselt kontrollida, palju seal inimesi on, keegi täpselt ei tea. Nii et jah, selles mõttes on see ja siis me olime, sa rääkisid sellest asundusest, kuhu me ka tagasi teel Samaarias sattusime, see oli minu meelest väga selline ülev moment, et see on selline asundus, see on tegelikult tühi maa, noored 20-aastased umbes noormehed on tulnud sinna, umbes 20 oli seal, ma küsisin. Juudid või? Jaa, tulnud sinna väiksed barakid ehitanud ja siis ehitavad seal tasapisi seda infrastruktuuri ja nad tegelikult sellega võtavad tagasi neid maid, mida Jumal on andnud ja mitte sõjaga, vaid lihtsalt, et tulevad ja lihtsalt hakkavad seal elama. Aga mis piibli õiguse alusel kuuluvad neile ja piibel on midagi püsivamat, kui on rahvusvaheline õigus. Absoluutselt. Ja Mart, ja sina said ka seal väikese palve teha või sõnavõtt, see oli niivõrd värskendav. Me avaldasime seal toetust, et räägi natuke ka, et mida sa seal jagasid? Jaa, no me sattusime nagu mööda sõites, me käisime seal ühte arheoloogilist väljakaevamiskohta vaatamas ja mööda sõites nagu siis öeldi, et näete, siia praegu just rajatakse uut juudi asundust. Sellele samale alale, mis on põhimõtteliselt juriidiliselt nagu Palestiina omavalitsuse kontrolli all, aga kus kogu turvasüsteem ja turvamine on nagu juudi riigi kohustus. See on nende omavaheliste lepingutega kõik sätestatud, nii et see ei ole selles mõttes mingi omavoliline alade hõivamine. Et see on, siin on nagu jälle keerulisem, kui see kaugemalt vaadates paistab. Ja sinna tuli ka seda asundust vaatama, ta on üks nende asunduste eestvedaja tegelikult, Samaaria kuberner ja pidas kõne, rääkis meile, mis seal on, tutvustas meile seda külavanemat, küla praktiliselt ei ole veel ja neid teisi inimesi ja ma kasutasin seda momentumit, et väljendada oma toetust ja vaimustust selle üle, kui targalt juudid käituvad, kuidas nad ei lähe välja mingisuguste vallutuste peale, ega verevalamise peale, vaid nad ei lähe ka mingite lühiajaliste ja küsitavate võitude peale välja, vaid neil on pikk plaan ja see pikk plaan on järk-järgult võtta üle, järk-järgult palestiinlaste ja araablaste poolt maha jäetud alad koloniseerida juudi asundustega, juudi asunikega ja tegelikult me ju nägime seda ka sellel reisil ja ma ka varasematel kordadel, kui ma olen käinud Iisraelis, olen näinud seda, juudid muudavad need alad õitsvateks aedadeks. Kõrbed hakkavad õitsema, samal ajal kui palestiinlased jätkavad ikka seda oma traditsioonilist maade kõrbeks karjatamise majandusmudeli. Ja ma tooks ka ühe momendi kohe, Monika, sulle ka, et paljud räägivad, et Iisrael ründab Liibanoni, ründab Iraani, et see on nagu teeb kaasas genotsiidi. Aga tegelikult, kuna need riigid on nii läbi imbunud
terrorismist, siis tegelikult nende eesmärk on hävitada need terroristlikud jõud ja mitte lihtsalt ühte suvalist riiki nagu rünnata niisama inimesi lihtsalt tappa. Sest see on tegelikult enesekaitseks toimetatav tegemine, et jah, Monika, ja ma just tahtsin Mardile selle jutu lisaks, mida Mart rääkis, ma tahtsin seda öelda, et mis minust nagu tekitas ja tekitab jätkuvalt suurt nagu imetlust, on see, kuidas siin inimesed on nii patriootlikud, et kas või seesama asundus, see oli praegu, seal olid ainult mingid paar konteinerit. Mitte mingisuguseid tingimusi. Mingid mugavusi, mitte mingid tingimusi, nagu Eesti klassikas, igav liiv ja tühi väli ja kõrgel mäe otsas, seal on kuum, seal on külm, seal on tuuled, seal on kõik ja ometigi sinna tulevad pered, sinna tulevad lastega pered, sinna hakkavad sündima lapsed, naised tulevad sinna, naised ütlevad, ma ei lähe sinna, seal mul ei ole seda, seal mul ei ole tada, kus mu lapsed koolis käivad, kus ma seda, miks ma ei lähe enne, kui kõik on juba valmis. Ei, nad lähevad sinna, nad hakkavad sellest oma suurest patriotismist see on minu riik, see on minu maa, see on minu püha maa, see on minu kodumaa. Nad hakkavad ise rajama seda kõike, mitte ütle, andke mulle, siis ma lähen. Sellest on muidugi väga palju eeskuju võtta. See, kuidas nad oma riigi eest seisavad, kuidas nad oma perede eest hoolitsevad, võt see patriotism. Me käisime ka õhtuti siin linna peal, uskumatu, et nii palju noori, selline elujõud, noored on linnas, noored on väljas, lastega pered. Aga pange tähele, lapsed jooksevad ringi, ei karda midagi, mis näitab, et siin on turvaline. Ja turvaline. Kõige turvalisem koht. Ja mina ka ütleks, et see on imetlusväärne, see asundus näitas seda tohutut patriotismi. Ja mis järelduse me sealt tegime? Ja mitte ainult sealt, kogu see palvehommikused, kõik need kohtumised, kõik need kõned. Iisraeli asi on iga juudi asi. See ei ole niimoodi, et see on mingi poliitikute asi või see on mingisuguste miljonäride asi, see on, ma ei tea, veel kellegi asi, mingite ärimeeste asi. Ei. Iisraeli asi on iga juudi asi, kui me saaksime Eestis ka selle, et Eesti asi on iga eestlase asi. No, me liigutaks mägesid, me teeks imesid. Igaüks panustab tõesti oma koha pealt, ükskõik kus ta on noor või vana, et kõik panustavad selleks ma lisaksin veel, et mis on veel hästi eriline on see, et ka inimesed siin tunnevad, et nad on hoitud ja nende eest ka omakorda riik kannab poolt, sest et näiteks, mis on statistika, ütleb, et näiteks demograafiline statistika, isegi praegu selle sõja ajal ja kõikide nende ohtude ajal, et ei ole nagu nii turvaline, kui tavaliselt on, neil on iive ikkagi positiivne, eks ole, lapsi sünnib, siis kõik investeeringud, mida riik teeb nagu ise või mis tulevad väljastpoolt, siia tulevad ka investeeringud väljastpoolt, hoolimata sellest, et siin on väidetavalt väga ebatule, kõik tuleb ja nende investeeringute nii-öelda tagasi teenimine on 100%, 100% praegu ka. Mis meil Eestis on vastu panna, eks ole, meil on 5% läheb kaitsekuludeks, investeeritakse, eks ole, laenu võetakse miljardeid, aga kus see on? Aga siin iga inimene, see haitub ära, aga siin iga inimene tunneb, et kõige sellest ta saab nagu, mida tema panustab, talle antakse tagasi ja rohkemgi veel. Et riik mõtleb tema peale. Ma käisin esimest korda Iisraelist 1994. aastal. Ma olin just Monikaga tuttavaks saanud ja ma käisin siin ja vaatasin, ma tahtsin Monikale mingeid etteid osta. Ja see võrdlus praeguse Iisraeliga, praeguse Jeruusalemmaga ja sellega, mis oli aastal 1994, see on öö ja päev. See on nii tohutu muut. Isegi ühe aastaga me oleme siin käinud viimasel ajal iga aasta. Mis siis muutunud on tollest ajast? Mis täpselt muutunud on tollest ajast? Kõik on muutunud. Teed on muutunud, hooned on muutunud, inimesed on muutunud. Inimeste enesekindlus on tulnud hoopiski midagi muud. Kõik on teistmoodi. Kogu see haljastus, tehnoloogia.
ja samas see jõuab nagu minu siin meelest riiki. on ka väga selline imetlusväärne see, et nad teevad kõike väga strateegiliselt. Neil on kõik erinevad elualad on sellise korraldatud sellise pika plaaniga. Nad teevad strateegiliselt asju. Mõtlevad ette kaugele. Jah, et ka koguda seda toetust, maailma toetust. Me kogesime seda ka oma reisil, eks ju, seal tuuril. Ja see ei ole kuidagi halb, et nad teevad selleks, et koguda nii-öelda poolehoidjaid, seda globaalset koalitsiooni, et see on väga imetlusväärne. Aga ma tuleks ka nüüd ikkagi selle palve hommikusöögi juurde, see on tegelikult terve seeria üritusi, see ei ole ainult palve hommikusöök. Ja see Samaaria külastusreis oli üks osa sellest. Ma tahaks öelda seda, et siin on 36 riiki esindatud. Paljudest riikidest on nagu väga erinevatest riigi otstest, ameeriklasi on hästi palju, küll idarannikult, läänerannikult, keskosariikidest, kust iganes. Ma ei oska öelda, võib-olla nüüd on mingi 20 inimest siin, eks ole. Aga Eesti on ka siin hästi esindatud. Ka meil on Tartust on inimesi, erinevatest kogudustest on inimesi meie parlamendi esindajatega ja me selles mõttes panime Eestile ikkagi väga tugeva margi maha, et nii Martin kui mina saime Knessetis kõne. Ja nagu ütles meie operaator Ants, kes praegu meid filmib siin, et mina oma kõne ajal tegin ajalugu ja tema ei tea, et keegi oleks varem Knessetis eesti keeles oma kõne ajal. See oli tõesti ajalugu. Ma küll tõlkisin selle ära ka inglise keelde, aga ma tõesti ühe osa lõigu oma kõnest tegin eesti keeles ja ma arvan, et see on selles mõttes väga-väga oluline, et see purustab ka neid müüte, mida Eesti vaenlased väga visalt levitavad, nagu eestitlased oleksid mingid fašistid ja juudivihkajad ja ma ei tea veel, kes. See muutub. Et ma ütleks, et see on muutunud. Aga siin me näeme ka kristlikke kogudusi üle kogu maailma ja mul liigutas ikkagi südant väga see, kui oli Indoneesia esindaja, maailma kõige rahvarikkam islamiriik. Ja siis küsis Albert Veksler ta käest, et kui palju on kristlasi Indoneesias? Ja ta ütles, et umbes 30 miljonit. Umbes 30 miljonit, kas te kujutate ette? See on 3 korda rohkem, kui on Tšehhis elanikke või Ungaris elanikke või ka Iisraelis elanikke. 30 miljonit. Et see on ikka uskumatu. Ja need inimesed kõik palvetavad siin. Nende inimeste palvejõud jõuab ka Indoneesiasse. Jah. Just nimelt, et kes siin palvetasid oma rahva pärast, see rahvas, kelle eest palvetati, see rahvas näeb õnnistus ja näeb pööret. Sellepärast ongi vaja toetada Iisraeli, palvetada Iisraeli pärast, mitte sellepärast, et Iisrael ainult siis, kui ta täiuslik on või kõik hästi teeb, sest paljud rahvad ja riigid on pahad, aga lepingu tehtud on Iisraeliga ja sellepärast meil tuleb toetada Iisraeli, kogudused peaksid toetama. Täna ka Jim Carlo tegelikult rääkis nendest lepingutest, et on osad lepingud on tingimuslikud ja osad lepingud, mida Jumal on teinud inimestega, on tingimusteta. Nii et see leping, et see rahvas on igavesti Jumala enda rahvas, see on tingimusteta leping. Ja tõepoolest, Mart, et Eesti oli väga hästi esindatud, seekord kuidagi kõlas kogu aeg läbi see Eesti. Vaimselt ja valitsuslikult esindatud. Jah, et väga tugevasti oli esindatud. Ei, ma lihtsalt ütleks veel, et ka selline, kuidas ma ütlen, nagu selline rahvadiplomaatia, et kui me olime seal väljasõidul ja siis oli see selline väike paus ja kus siis paluti, et igaüks nagu tutvustaks ennast ja räägiks, eks ole, et kes ta on ja kus ta tuleb, siis selgus, et ega natuks on teile keegi tõuseb püsti, et ma olen Eestist ja nagu Mart ütles, et siin on Tartust ja siin on erinevatest kogudustest ka, mitte ainult meie ei ole siin. Ja siis see lõppes sellega, et ma arvan, et see oli vist üks mees Norrast, kes siis tõusis püsti ja ütles niimoodi, et vaata, mina olen nüüd see exception, et ma ei ole Eestist. Ma olen Norrast. Et eestlase... Norrale see on päris palju. Just, aga kusjuures ma kuidagi see Eesti kõlab siin niimoodi, et ka lava peal räägitakse, eks ole. Michelle Bachmann läks ja ütles,
samamoodi hakkab rääkima, eks ole, et meid on täna siin nii palju, räägib sellest 36 riigist, et meid on siin ja ütleb esimesena ja Eestist, eks ole. Iisraeli välisminister nimetas Eestit, tänas Eestit, ütles, et on väga head suhted Eestiga. Ja ta oli käinud Eestis ja just Iisraeli saatkonna avanud ja noh, kiitis Eestit, kiitis. Ja loomulikult Palvus hommikusöögi algataja ja eestvedaja ja direktor on meie armas Albert Veksler, eestlane ja juut. Nii et me oleme tõesti tänulikud. Üks asi, mida ma tahan öelda ja mis näitab nende tohutut usku ja enesekindlust ja veendumust ka pika plaani paika panemisel on see, et siin on, ma olen teda kohanud ka erinevatel kordadel varem, on üks rabi Jehuda Klikk. Jehuda Klikk, kes Templimäel sai araablastelt 4 kuulihaava. 4 kuuli tulistati tema kehasse. Ta toibus sellest kõigest ja tema on öelnud, et kui Palvus hommikusöök tuleb Teherani, siis tema on Teheranis kohal. Ja see näitab seda, et see veendumus ja usk, et ühel päeval ei ole ka Teheranis enam seda mullade hirmuvalitsust, kes tapab, kümnete tuhandete kaupa tapab omaenda rahvast, kes ei ole rahul selle sama teokraatliku terrorirežiimiga. Ja ühel päeval me läheme, me purustame selle ja ühel päeval me läheme ja Palvus hommikusöök on seal. Teeme. Aamen selle peale ja kusjuures, kui ta seda ütles paar aastat tagasi, siis tundus väga ebarealistlik, aga täna see enam ei ole nii. Nii et ühel päeval me tõesti läheme ja meie ka ilmselt. Me oleme kambas. Oleme kohal. Jah, kas on kellelgi veel midagi väga-väga südamel või me hakkame lõpetama? Ma arvan, et hakkame lõpetama. Mulle läks jällegi väga südamesse mees, ameeriklane Mike Evans, kes pidas väga ilusa ja sütitava kõne, kes on rajanud siin muide keskuse oma enda vahendite ja rahadega, Sioni sõprade keskus, ja kes ütles, et tema on läbi elu oma pühendumuses ja usus Jumalasse olnud seisukohal, et inimene peab jääma väikseks iseenda silmis. Iseenda silmis. Teiste silmis sa võis suur olla, aga iseenda silmis sa pead väikseks jääma, sest siis oled sa Jumala sulane ja täidad tema tööriistana seda plaani, mis on Jumalal. Ja mulle läks see väga südames. Ükskõik kui kõrgele Jumal sind tõstab, iseenda ees pead jääma väikseks. Jumal annab alandlikele armu. Ja ülendab alandlikke. Jah. Head sõnumid. Head sõnumid ja tõesti meil oleks veel nii palju rääkida, me oleme ise väga põnevil kõigest sellest, mis siin toimub. Sellel üritusel alati toimuvad ka sellised ajaloolised arengud ja midagi huvitavat alati toimub, aga me tänaseks lõpetame ja head sõbrad, aitäh, et olite meiega, kuulasite, vaatasite ja veel kord teile suur tervitus Jeruusalemmas. Shalom! Shalom!